Mäletan endiselt, kui külm oli see kohtusaal, kus ma istusin. 20 kraadi C just piisavalt jahe, et ma pidin käed sülle suruma, et neid värisemisest kinni hoida. Mitte hirmust, kuigi Brandon võis arvata, et just see on põhjus, miks ma nii rahulik ja paigal olin. Tegelikult värisesin, sest olin oodanud seda hetke 18 kuud ja nüüd oli see lõpuks käes. Kohtusaalis hõljus vana puidu ja paberilõhn ning kõrged laed kandsid iga heli edasi, nagu loomulik kõla. Brandon istus minust 3 laua kaugusel koos oma advokaadi, härra Thorntoniga, kelle ülikond maksis tõenäoliselt rohkem, kui enamik inimesi oma igakuise hüpoteegi eest maksab. Just tema taga, esimeses reas, istus Amber. Ta kandis kreemikat kleiti, mille hind ulatus $4,200, olin selle näinud meie, või pigem tema, krediitkaardi arvel eelmisel kuul. Ta jalad olid ristis ja näol oli tal naeratus, nagu oleks ta juba kõik võitnud. Tundus, et tal oli õigust. Brandon nägi tõeliselt hea välja, tuleb tunnistada. Ta teadis alati, kuidas end esitleda, sööhall ülikond, terav valge särk, juuksed hoolikalt stiliseeritud. Ta istus sirge seljaga, lõug üles nagu omaks kogu ruumi. Võib-olla ta tõesti arvas, et tal on õigus. Viimased 2 tundi olin jälginud, kuidas ta rääkis meie abielust ja iga sõnaga oli ta ajalugu pisut ümber kirjutanud. Proua Holei toetas kodumajapidamist, ütles ta, tema hääl oli sujuv ja enesekindel. Ta oli suurepärane kodune. Kuid minu äriedu on saavutatud minu enda raske töö, minu visiooni ja riskialtjuse kaudu. Ma alustasin nullist ja ehitasin impeeriumi. Nullist. Ta oli tõepoolest öelnud, et alustas nullist. Hoidsin oma näo täielikult neutraalsena, kui ta seda ütles. Kuigi tahtsin naerda või võib-olla karjuda, ei olnud ma kindel, mida valida. Härra Thornton esitas nende juhtumi nagu etenduse. Dokumente, mis näitasid igat kinnisvara, iga äriomandit, iga pangakontot, kõik brandi nimel. Kõik kuulusid Holei Development LLC-le. Ta suutis selle näida nii lihtsana. Brandon ehitas firma. Kass jäi koju. Brandon saavutas edu. Nüüd hoiab Brandon seda, mis on tema. Teie au, oli härra Thornton öelnud, kohandades oma kallist prilliraami, härra Holei on valmis pakkuma mõistlikku abikaasa toetust üleminekuperioodiks. Kuid äriomandid, kinnisvarad, firma ise, need on rajatud ainult härra Holei pingutustele ja kuuluvad ainult temale. Kohtunik Jen Rodriguez oli seda kõike ilma suurema emotsioonita kuulnud. Ta oli 50-ndates, terava pilguga ja hallide juustega, mis olid hoolikalt kuklasse tõmmatud. Olin teda enne kuulamist uurinud 25 aastat perekonnakohtus. Ta oli näinud kõike. Lootsin tõeliselt sellele. Nüüd olime jõudnud lõppfaasi, varade jagamise arutelu. Brandoni advokaat tõusis jälle püsti, hoides käes uut kausta. Teie au, kui ma tohin rääkida varade jagamisest. Kuid Brandon katkestas teda, tõustes ise püsti. Härra Thornton puudutas tema kätt, nagu üritaks teda peatada, kuid Brandon raputas ta käe ära. Soovin midagi öelda. Kohtunik Jen Rodriguez tõstis ühe kulmu. Holei, oled juba oma tunnistuse andnud. Ma tean, teie au, kuid arvan, et see vajab selgelt väljendamist. Brandon pöördus ja vaatas mulle esmakordselt kogu päeva jooksul otse silma. Tema pilk oli külm ja kõva, just selline, nagu olin teda viimastel aastatel tundma õppinud. See ei olnud see mees, kellega ma abiellusin, vaid hoopis keegi teine, keda ma enam ei tundnud. Cassandra oli püüdnud väita, et tal on õigus poolele kõikidest asjadest, mille ma olen loonud, kuid tõde on lihtne. Ta tegi pausi, nautides seda hetke. Sa ei puutu enam kunagi mu raha. Need sõnad olid nagu rasked kivid, mis jäid õhku rippuma. Keegi saalis ahetas pehmelt. Ma ei liikunud, ei pilgutanud silmi, hoidsin lihtsalt käed rahulikult süles. Siis kummardus Amber oma kohalt ettepoole ja tema hääl jõudis mu kõrvu. Magus, kuid mürgine. Just nii, kallis. Ta kutsus teda kohtus kalliks, keset lahutusprotsessi. Selleks, et seda teha, oli tal vaja julgust, mis oli peaaegu muljetavaldav. Brandon naeratas, kandes sama rahulolevat naeratust, mis oli tal olnud kogu päeva. Härra Thornton tundus olevat ebamugav, segades oma pabereid, kuid ei vaielnud oma kliendile vastu. Miks peaks? Brandon maksis talle selle juhtumi võitmise eest hiiglaslikku summat.
kohtunik Jen Rodriguez vaatas mind. Holei, kas teil on vastus? Tundsin, kuidas kõik mind jälgivad. Brandon ilmselt ootas, et hakkan nutma või vihastama või laval stseeni tegema. Vana kass oleks võib-olla nii teinud, kuid mina ei olnud enam tema. Ei, teie au, vastasin vaikselt. Luban, et minu tõendid räägivad enda eest. Walter Pierce, mu advokaat, tõusis mu kõrvale. Ta oli 61-aastane, lahke pilguga ja pehme käitumisega, mis pani inimesi teda alahindama. Ta oli seda tööd teinud juba 35 aastat ja oli selles väga, väga hea. Ei au, ütles Walter, enne kui lõpetame tänased arutelud, on mul mõned täiendavad dokumendid, mis minu arvates on teie otsuse jaoks olulised. Ta astus ette ja andis pitsitatud Manila ümbriku Paifile, kes toimetas selle kohtunikule. See oli paks, võib-olla 20 lehte. Olin selle ise eelmisel õhtul pitseerinud, hoides käsi rahulikud, kuigi süda tagus kiiremini. Kohtunik Jen Rodriguez võttis ümbriku, vaadates seda uudishimu täispilguga. Mis see on, härra Pierce? Tõendid, mis käsitlevad härra Holei nõudmisi tema varade päritolu ja omandi kohta, teie au. Arvasin, et parim on see otse teie ette esitada. Kohtunik lõhkus pitseri ja tõmbas dokumendid välja. Ma jälgisin tema nägu, kui ta hakkas lugema. Esimene leht, teine leht, tema ilme ei muutunud. Kolmas leht, midagi nihkus. Tema kulmud tõmbusid kergelt kokku. 4. leht, 5. leht ja siis ta naeris. See ei olnud suur naer, kuid sellel vaiksel kohtusaalis kõlas see nagu äike, ehtne üllatunud naer, mis kortsutas tema silmade nurki. Ta tõstis pilgu paberitelt otse Brandonile ja tema naeratus oli terav nagu klaas. Šah, ütles ta. Tundsin, kuidas mu rinna sees midagi avanes. Kergendus, triumf, võib-olla lihtsalt 18 kuu jooksul kinni hoitud hinge vabastamine. Brandoni naeratus kadus, nagu keegi oleks lülitit ümber lülitanud. Mida? Mis see on, härra? Thornton kummardus üle, püüdes dokumente näha, kuid kohtunik Jen Rodriguez hoidis need enda lähedal. Ta jätkas lugemist, kuid tema nägu oli nüüd muutunud lõbusast tõsiseks ja keskendunuks. Ei au, ma vastustan, alustas härra Thornton. Te ei ole veel näinud, millele te vastust esitate, nõustaja, katkestas kohtunik Jen Rodriguez, tõstmata pilku paberitelt. Kohtusaal hoidis hinge kinni, kui ta luges veel täpselt minuti. Siis pani ta dokumendid ettevaatlikult lauale ja vaatas härra Thorntoni. Me peame nägema teie kliendi vastust nendele dokumentidele ning ma soovitan teil neid enne järgmise istungi algust väga hoolikalt üle vaadata. Teie au, mis? Brandoni hääl murdus, tõeliselt murdus. Ma polnud kunagi varem kuulnud teda sellisena. 15-aastase abielu jooksul mitte kordagi. Hommikul kell 9, ütles kohtunik kindlalt. Ma määran vaheaja, et mõlemad pooled saaksid seda uut tõendit üle vaadata. Härra Pierce, palun andke koopiad vastaspoolele. Walter ulatas härra Thorntonile teise ümbriku, mille ta võttis, nagu see võiks plahvatada. Kohtul on vaheaeg kuni homseni, tõusis kohtunik Jen Rodriguez, korjates dokumendid kokku. Mis kuradi asi on selle ümbriku sees, nõudis Brandon, tema hääl oli nüüd valju ja paanikas. Ta haaras härra Thorntoni käest. Mida ta kohtunikule andis? Kuid mina nägin, kuidas härra Thorntoni käed värisesid, kui ta avas ümbriku ja tõmbas välja koopiad. Tema nägu muutus kahvatuks, kui ta luges esimest lehte, seejärel teist. Siis vaatas ta Brandonit pilguga, mida ma tundsin, nagu oleks keegi äsja avastanud, et teda on mängitud. Amber tõusis galeriis, püüdes näha, mis toimub. Brandon, mis toimub? Brandon ei vastanud. Ta vaatas nüüd mind, tõeliselt nägi mind esmakordselt aastaid ja ma jälgisin, kuidas tema silmadesse tuli arusaamine, et võib-olla, lihtsalt võib-olla, oli ta teinud kohutava vea. Ma tõusin, silusin oma lihtsat tumesinist kleiti ja haarasin oma käekotti. Walter puudutas õrnalt mu küünarnukki. Hästi tehtud, sosistas ta. Ma ei naernud. Veel mitte. Kuid kui ma lahkusin kohtusaalist, möödudes Brandoni jääkülmast näost ja Amberi segaduses ilmest, möödusin ka galeriis alanud sosinatest ning tundsin midagi, mida ma polnud ammu kogenud. Tundsin end taas iseendana. Esimene kord, kui kohtasin Brandon Holeit, olin 23-aastane ja ta kallutas kohvi kogu mu esitluskausta peale.
See juhtus väikeettevõtjate ja spetsialistide võrgustumisüritusel. Olin töötanud Fisher ja Assotsiaalide raamatupidamisfirmas juba 2 aastat ning mu ülemus oli saatnud mind potentsiaalsete klientidega kohtuma. Olin valmistanud ette kogu selle paketi meie teenustest, veetnud tunde selle täiuslikuks muutmisel ja siis see tüüp, kellel olid värvitäis teksad, astus mulle selja taha, vehkides kätega mingist kinnisvaratehingust ja plahvatas kohv igale poole. Oh jumal, mul on nii kahju, ütles ta, haarates salvrätikust ja tehes olukorra veel hullemaks, määrides kohvi ringi. Ma olen nii loll, ma ei vaadanud, kuhu ma lähen. Siin, las ma aitan. Pole hullu, vastasin mina, püüdes päästa, mis päästa annab. Enamik lehti oli hävinud. See ei ole okei. Ma just rikkusin su. Mis see on? Ta võttis kätte vahele ühe kuiva lehe. Investeeringute analüüsiteenused. Kas sa oled raamatupidaja? Ma töötan ühega. Tema nägu sähvatas nagu päike. Tõsiselt? Sest mul on tõeliselt vaja raamatupidajaga rääkida. Nagu hädasti. Proovin alustada kinnisvara arendamise äri ja mul pole rahaga midagi peale hakata. Nii oli Brandon 27-aastaselt, entusiastlik, veidi kohmakas, täis suuri unistusi ja absoluutselt kohutav rahajäägiga toimetulemisel. Me rääkisime sel õhtul 2 tundi. Ta ostis mulle õhtusöögi, et vabandada kaustiku pärast ja kuskil eelroogade ja magustoidu vahel unustasin, et see pidi olema ärikohtumine. Ta oli kütkestav sellisel siiral viisil, mida ei kohta tihti. Ta ei teeselnud, et teab asjadest rohkem, kui ta tegelikult teadis. Kui ma selgitasin LLC-de maksustruktuure, kuulas ta mind nagu oleksin talle universumi saladusi õpetamas. Ta küsis küsimusi. Tegi märkmeid salvrätikutele. Sa oled tõeliselt nutikas, ütles ta ühel hetkel, vaadates mind nagu oleksin midagi väärtuslikku avastanud. Ma lihtsalt teen oma tööd. Ei, ma mõtlen tõsiselt. Kuidas sa kõik selle selgitasid, sa tegid selle arusaadavaks. Enamik inimesi räägib minuga, nagu ma oleksin lihtsalt ehitaja. Me kohtasime 8 kuud enne, kui ta minult kihlus. Tagantjärele mõeldes, võib-olla oli see kiire, aga tol hetkel tundus see õige. Brandon töötas üldehitajana, tehes renoveerimistöid teistele, kuid tema tõeline unistus oli ise maju ümber kujundada. Tal olid kõik vajalikud oskused, elektritööd, sanitaartehnika, puutöö, ta oskas kõike. Kuid tal puudus kapital. Ma leidsin ühe kinnisvara, rääkis ta ühel õhtul, kui olime koos minu korteris õhtust söömas. Sõime Hiina toitu diivanil. See on ideaalne, kas? Pankrotivara Põhja-linnaosas. Vajab tööd, aga mitte midagi, mida ma ei suudaks. Kui see korda teha, müüakse see kergesti $300,000 eest. Ta vaikis hetkeks, näoga häbist punastades. Aga pank tahab $65,000 suurust sularaha ja mul on, ta peatus häbelikult. Mul on umbes $8,000 kogutud. Panin oma pulgad käest. Kui palju renoveerimine maksab? Enamiku töö saan ise teha. Materjalid, load ehk $20,000. 25, et olla kindel. Seega, sul on vaja kokku umbes $90,000. Jah. Ta naeris, kuid see kõlas tühjalt. Võiks sama hästi olla 9 miljonit. Ükski pank ei anna mulle sellist laenu ilma tagatiseta ja varasema kogemuseta. Ma ei öelnud kohe midagi. Tehtud matemaatika käis mul peas. Mul oli pensionikontol $53,000. Olin seda kogunud alates 19. eluaastast, pannes iga vabalt jääva dollari kõrvale. Mu vanemad õpetasid mind alati säästma. Alati ette planeerima. Mis siis, kui ma aitaksin, kuulsin enda häält ütlevat. Brandon vaatas mind. Mis? Mul on raha kogutud. Mitte kogu summa, aga enamus, mis sul vajalik oleks sissemakseks. Kui sa tõsiselt selle üle mõtled, kas, ei, ma ei saa võtta su sääste. Sa ei võtaks neid. See oleks investeering meie tulevikku. Meie tulevikku. Ütlesin selle nii lihtsalt, nagu oleksin näinud kogu teed meie ees lahti rullumas. Me abiellusime 3 kuud hiljem kohtumajas. Aeg oli edasi liikuda ja meie väikese koosoleku toimumiseks ei olnud me valinud suurt pidulikkust.
Meie 2 tunnistajat olid lihtsalt inimesed, keda olime koridorist leidnud. Raha säästmine ettevõtte jaoks oli oluline, seetõttu valisin ma oma vanast garderoobist valge suvekleidi, samas kui Brandon tõmbas selga oma ainukese hea ülikonna. 2 nädalat pärast meie pulmi tegin ma julge otsuse ja tõmbasin oma pensionifondist välja $47,000. Karistus, mis selle eest järgnes, oli valus, kuid Brandonil oli õigus, me pidime ostma kinnisvara. Ta veetis järgmised 4 kuud selle renoveerimisega ja kui lõpuks müüsime selle $285,000 eest, puhastasime pärast kulude mahaarvamist $90,000 kasumit. Me tegime seda, hüüdis Brandon, kui tehing lõpuks suleti ja keerutas mind ringi meie väikese köögi keskel. Meie tegime seda, kas? Tema sõnades peitus midagi erilist, kui ta ütles, meie. Teine kinnisvaratehing läks isegi paremini ja siis 3. Teisel aastal oli Brandon juba loobunud teistele töö tegemisest. 3. aastaks oli meil juba oma meeskond. 5 aasta jooksul oli meie väike äri kasvanud nii suureks, et saime isegi kontori. Mina haldasin kõike, mis toimuma pidi, varjatud tagatules, registreerisin Holey Development LT, seadsin üles raamatupidamissüsteemid, läbirääkimisi pidama ehitajatega, kui Brandon käis uusi objekte vaatamas. Ma haldasin load, inspektsioonid ja lõputud paberitööd, mis kinnisvaraarendusega kaasnevad. Kuid 7. aasta paiku hakkasid asjad muutuma. Alguses oli see peenetundeline muutus. Brandon hakkas minema ärisündmustele ilma minuta. Sa peaksid kodus olema, lõõgastuma, ütles ta. Sa töötad liiga palju. Kui olime koos tema ärikaaslastega, tutvustas ta mind teistmoodi, mitte see on kas, minu partner, vaid see on minu naine, Cassandra. 10. aastal palkas Brandon professionaalse raamatupidamisfirmaga, et meie raamatut korraldada. Ilma solvumata, beebi, ütles ta, kui mulle seda rääkis. Aga me oleme piisavalt suured, et vajame tõelist tfood. Mul on raamatupidamise kraad, tuletasin ma talle meelde. Ma tean, aga sa ei saanud kunagi oma CPA litsentsi ja neil on kogemusi meie suurusega ettevõtetega. Pluss, nüüd saad lõpuks lihtsalt lõõgastuda. Naudi elu. Sa oled selle ära teeninud. Ära teeninud. Nagu oleksin lõpetanud mõne töö, milleks olin palgatud. Ma oleks pidanud rohkem võitlema, rohkem nõudma, et end kaasatud hoida. Kuid Brandon oli nii kindel, nii enesekindel, et osa minust uskus temasse. Võib-olla olin ma tõepoolest liiga palju tööd teinud. Võib-olla oli tore natuke tagasi astuda. 2 aastat hiljem oli Brandon täielikult meie ajalugu enda jaoks ümber kirjutanud. Peol rääkis ta oma ettevõtte rajamisest justkui oleks see olnud ainult tema idee, tema raha, tema risk. Kui ma tema sõprade ees ütlesin, tegelikult mina tegin alginvesteeringu, naeris Brandon ja vastas, kas aitas alguses natuke. Aga sa tead, mis nad ütlevad, raha teenimiseks on vaja raha. Ma olen lihtsalt õnnelik, et sain talle tagasi maksta ja siis veel rohkem eluga, mida me nüüd elame. Maksnud mulle tagasi, nagu oleksin andnud talle laenu, mitte koos äri ehitades. Just siis hakkasin märkama ka teisi asju, hiliseid öid kontoris, uus sekretär nimega Amber, kes oli 29 ja nägi välja, nagu oleks ta välja astunud ajakirjast. Salapärased kulud krediitkaardil ja lilled, mida ma kunagi ei saanud. Õhtusöögid restoranides, kuhu me kunagi koos ei olnud läinud, kandsid endas saladusi, mida ma ei julgenud välja öelda. Ma oleksin võinud teda silmitsi seista, võib-olla oleksin pidanudki. Kuid miski hoidis mind tagasi. Ühel pärastlõunal, kui Brandon oli ärireisil, sõitsin ma esimese Rahvuspanki ja rentisin seifikarbi. Karbi number oli 847. Alustasin asjade kopeerimist, pangakonto väljavõtted, kinnisvara omandiaktid, originaalsed dokumendid, kus mu nimi oli koos asutajaga. Ma ei teadnud täpselt, milleks ma valmistusin. Olin lihtsalt teadlik, et mees, kellega olin abiellunud, see, kes oli kohvi minu kaustikule valanud ja kuulanud mind, kui ma seletasin maksuseadust, nagu see oleks luule, oli kadunud. Tema asemele oli tulnud mees, kes ei näinud mind üldse. Käik, mis kõik muutis, toimus 1. aprilli teisipäeval pärastlõunal. Ma ei olnud nuhkija, nii vähemalt ma end lohutasin. Brandon oli jätnud oma telefoni köögilauale, kui ta duši läks ja see säras teate all. Otsisin silmadega seda, nagu teeks seda iga heli puhul. Ei jõua ära oodata, et sind täna õhtul näha, kullake.
pane selga see, mille ma sulle ostsin. Saatja nimi oli salvestatud kui Sinclairi kontor. Mu käed muutusid tuimaks. Seisin seal, käes nõudepesurätik ja vaatasin ekraani, kuni see jälle pimedaks läks. Siis panin rätiku ettevaatlikult ära, kõndisin meie magamistuppa ja sulgesin ukse. Ma ei nutnud. See oli kõige kummalisem. Istusin voodiserval, voodis, mille olin valinud majas, mille ehitamisel oli mu pensioniraha abiks olnud ja tundsin mitte midagi. Või ehk tundsin kõike korraga, nii et kõik tühjenes tasaseks, vaikselt tühjuseks. Brandon tuli dušist välja 20 minuti pärast, lauldes mingit laulu sosinal. Ta suudles mu pealaest mööda, kui ta mööda läks. Mul on täna õhtul hiline koosolek, kullake. Ära oota mind. Selge, vastasin ma, ta ei vaadanud mulle isegi nii lähedalt, et näha, et midagi on katki. Sel õhtul, pärast seda, kui Brandon koosolekule läks, tegin midagi, mida ma polnud kunagi varem teinud. Ma järgnasin talle. Ta sõitis Pearl-distrikti kallisse kesklinna ossa, kus asuvad ümber ehitatud laohooned ja trendikad restoranid. Hoidsin 3 auto kaugusel, mu süda tagus nii tugevalt, et tundsin seda kurgus. Ta parkis uue kõrghoone Meridian ette ja astus sisse, nagu oleks ta seal peremees. Ootasime 30 minutit, seejärel astusin ma vestibüüli. Uksest väljuja ei heitnud mulle isegi pilku. Olen siin, et näha Sinclairi residentsi, ütlesin üllatunud, kui kindel mu hääl kõlas. 12.4, liftid on teie paremal. 12.4, ma ei läinud üles. See polnud vajalik. Jalutasin tagasi oma autoni ja istusin seal 2 tundi, vaadates 12. korruse valgustatud akent. Kell 10.30 sõitsin koju. Brandon naasis kell 1 öösel. Ma tegin, nagu magaksin. Hommikul avasin esimese Rahvuspanki seifikarbi ja hakkasin midagi ehitama. Mitte juhtumit, mitte veel. Alustuseks tõin välja iga paberi, mis seondus Brandoni äri ja mille suutsin meie kodukontoris leida. Ta oli juba aastaid lõpetanud mind kesklinna kontorisse laskmast, kuid kodus oli ta hooletu. Oli varahommik, kui ma istusin meie köögilaua ääres, sülearvuti ees ja hakkasin kaevama minevikku, mis oli peidus lehtede vahel ja dokumentides. Otsisin lepinguid, kinnisvaraakte ja pangaväljavõtteid, mis ulatusid tagasi meie abielu algusaastatesse. Raamatukogus tegin kõigist dokumentidest koopiad, vahetades pidevalt kohti, et mitte kahtlusi tekitada. Minu teekond viis mind ka maakonna arhiivi, kus igasugune teave Brandonile kuulunud kinnisvara kohta oli avalik. Iga ostu, müügi ja arenduse kohta oli olemas dokumentatsioon. Veel üks kinnisvaraotsing, proua Holei, küsis naine arhiivi letist, kui ma seal jälle ilmusin. Lihtsalt hoolitsen põhjalikkuse eest, vastasin ma naeratades. Olenemata mu kerge tujust, avastasin ma midagi, mis tõi mu südamesse kahtlusevari. Iga vara, iga varandus oli registreeritud ainult Brandon nimele. Jõudsin järeldusele, et see juhtus meie abielu 8. aastal, kui ta oli oma äri ümber korraldanud. Meie ühiselt loodud ettevõtte, millel olid meie mõlema nimed, oli suletud ja selle asemele oli loodud uus, mille ainus omanik oli Brandon. Olin tõenäoliselt midagi allkirjastanud, mul oli meeles, et ta tõi ühel õhtul koju paberid, öeldes, et need olid lihtsalt rutiinsed raamatupidamisdokumendid. Usaldasin teda. Kuid Brandon oli unustanud või ehk ei teadnud, et elasime ühisvara osariigis. Kõik, mis abielu jooksul omandatud, kuulub võrdselt mõlemale abikaasale, olgu see siis kelle nimele registreeritud. See äri, mille ta arvas olevat täielikult enda oma, kuulus ka mulle, vähemalt poole võrra. Kuid ma ei peatunud. Kaevasin sügavamale. Lõin tabeli, kuhu märkisin üles iga kinnisvara ostu, iga müügi ja iga kasumi. Võrdlesin ettevõtte maksudeklaratsioone, mille leidsin Brandoni kirjutuslaua sahtlist koos kinnisvara dokumentidega. Ja seal, numbrite seas, avastasin midagi kummalist, numbrid ei klappinud. Kinnisvara, mille müügihind oli avalike dokumentide kohaselt $700,000, oli maksude deklaratsioonides $550,000. Renoveerimiskulud olid ülepaisutatud ja sissetulekud pidevalt alandatud. Brandon sooritas maksupettust. Istudes meie köögis sülearvuti taga, tundsin, et midagi klikkis oma kohale. See ei olnud enam vaid lahutus, see oli õiguse nimel võitlemine. Veetsin järgmised 3 kuud kõike dokumenteerides.
loodud paksud kaustad, värvikooditud vahekaartide ja indekseeritud sektsioonidega, pangaväljavõtted, kinnisvaraaktid, maksudeklaratsioonid, fotod. Otsisin üles ka mõned meie vanad alltöövõtjad, need esimesed, kes mind veel mäletasid. Muidugi mäletan sind, kas, ütles Tommy Reeves, meie esimene elektrik. Sa läbi rääkisid mu hinnad selle Nord Districti projekti jaoks. Päästsid Brandonilt ilmselt $1,000, kuidas sa selle tehingu kokku leppisid? Kas sa oleksid valmis selle kirja panema? Allkirjastama? Ta vaatas mind pikalt. Teie kaks lahku lähete. Tundub nii. Ta on rumal. Tommy kirjutas avalduse ja allkirjastas selle. Nii tegid ka 3 muud alltöövõtjat ja meie algne kinnisvaraagent, kes mäletas, kuidas olin leidnud meie esimese vara. Samuti hakkasin jälgima Amberit, kes töötas Brandoni kesklinna kontoris tema täidesaatva sekretärina, kuigi tundus, et tal ei olnud palju tegelikku tööd teha. Oli soe pärastlõuna, kui ma jälgisin teda, kuidas ta lahkus 2 tunni pikkusele lõunapausile, ostes asju krediitkaartidega, mis pidi olema Brandonile kuuluvad. Iga kord, kui ta sisenes ja väljus Meridiani korterelamust, jäädvustasin ma hetked kaamerasse, märkides kuupäevi ja kellaaegu. Ühel päeval otsustasin teda järgida, kui ta suundus auto müügiplatsile. Väga varsti sõitis ta sealt minema uue Mercedesega, mille hind ulatus vähemalt $80,000. Järgmisel nädalal uurisin registreerimisandmeid. Auto oli tema nimel, kuid ost oli tehtud läbi ühe Brandoni varifirma. Varifirmad. Just siis hakkasin tõeliselt kaevama. Brandon oli loonud 3 eraldi osaühingut, mida suutsin leida. Üks neist oli Holey Development, peamine ettevõte, kuid teised kandsid nimetusi Summit Holdings ja Riverside Properties Group. Need näisid olevat investeerimisfirmad, kuid raha jälgides taipasin, mis nad tegelikult olid, varade peitmise kohad. Need olid kinnisvarad, mis olid ostetud nende varifirmade kaudu, üüritulu, mis ei kajastunud Holey Developmenti raamatutes ja sularahamakset, mis kadusid kontodele, mis polnud minu jaoks kergesti ligipääsetavad. Ja siis olid veel offshore kontod. Leidsin nende kohta tõendeid vana e-kirja kaudu, mille Brandon oli meie koduarvutis lahti jätnud. Ülekanne millelegi, mida nimetati Cayman International Trust Services $230,000 oli lihtsalt kadunud üle mere. Ma jäädvustasin kõik, dokumenteerisin iga detaili, koostasin ajajooni, mis näitas täpselt, millal Brandon oli hakanud raha liigutama, varasid peitma, millegi jaoks valmistuma. Ma taipasin, et ta oli seda plaaninud, võib-olla mitte lahutust endaga, kuid ta oli aastaid kaitsnud oma varandust minu eest. Ta lihtsalt ei teadnud, et ma jälgin teda. 6 kuud pärast oma uurimistööd kohtusin advokaatidega. Mitte lihtsalt kellegagi, vaid olin uurinud lahutusadvokaate sama põhjalikult nagu kõike muudki. Walter Pierzil oli maine olla põhjalik, õiglane ja äärmiselt järeleandmatu, kui seda vaja oli. Toomasin oma kaustikud meie esimesse kohtumisse. Walter vaatas neid, siis mind. Kui kaua oled sa seda ette valmistanud? 6 kuud, vastasin. Ta avas esimese kaustiku, seejärel teise. Ta luges 45 minutit, ütlemata sõnagi. Lõpuks tõstis ta pilgu. Holey. 35 aasta jooksul pereseaduse praktiseerimist on see kõige põhjalikum dokumenteeritud juhtum, mida ma olen näinud. Teie abikaasa ei tea, mis teda ees ootab, eks? Ei, ütlesin. Ta arvab, et ma olen lihtsalt kodune naine, kes kulutab tema raha. Walter muigas. See polnud sõbralik muie. See oli naer, nagu oleks tal just õnnestunud võitnud mängu. Siis näidatakse talle täpselt, kui vale ta on see. 3 nädala pärast astusin ma Brandoni kesklinna kontorisse kell 2 pärastlõunal, käes Manila ümbrik. Holey Developmenti vastuvõtja vaatas mind, kui ma sisse astusin ja ma märkasin segaduse hetke tema näol. Brandoni naine ei käi kontoris. Brandoni naine jääb koju. Holey, ütles ta ebakindlalt. Kas härra Holey ootab teid? Ei, vastasin rahulikult, aga mul on temaga oluline rääkida. Ta tõstis telefoni ja ma kuulsin, kuidas ta sosistas midagi. Mõne hetke pärast noogutas ta. Ta näeb teid oma kontoris. Käisin mööda seda koridori, mille eest olin oma panuse andnud, mööda kallist kunstist, mille Brandon oli ostnud. Jõudsin klaasseintega konverentsiruumi, kus 3 inimest peatasid oma koosoleku ja jälgisid mind.
Tundsin nende pilke enda peal. Brandoni kabinet asus koridori lõpus, uks oli lahti. Ta istus oma hiiglasliku mahagonist laua taga ja Amber istus selle serval, naerdes millegi üle, mida ta oli öelnud. Amberi seelik oli kontorisse liiga lühike ja kontsad liiga kõrged. Nad mõlemad vaatasid üles, kui ilmusin ukse taha. Cassandra. Brandon hüppas kiiresti püsti. Amber libises laualt maha, muutes äkitselt oma huvipaberite vastu väga tõsiseks. Mida sa siin teed? Astusin sisse ja sulgesin ukse enda taga. Siis läksin edasi ja panin Manila ümbriku tema lauale. Sa saad lahutuspaperid, ütlesin. Brandoni nägu muutus ettevaatlikult kahvatuks. Amberi suu avanes nii koomiliselt, et oleks peaaegu naerma ajanud. Mida? Brandoni hääl tuli vaevu välja. Ma esitan lahutuse. Need on paberid. Sul on 30 päeva vastamiseks. Brandon haaras ümbriku ja rebis selle lahti. Tema käed värisesid, kui ta tõmbas dokumendid välja. Vaatasin, kuidas ta luges esimest ja siis teist lehte. Tema nägu muutus kahvatust punaseks. See on hullumeelne, ütles ta. Sa nõuad pool kõigest, pool minu firmast, minu varadest. Sa oled kaotanud mõistuse. Meie firma, parandas ma vaikselt. Meie varad. Oleme abielus olnud 15 aastat, Brandon. Ühised varad. Kõik, mis abielu ajal soetatud, kuulub meile mõlemale. Sa ei ehitanud seda. Ta lõi paberid lauale. Mina ehitasin selle. Sa oled ainult kodus istunud aastaid. Amber hakkas nüüd ukse poole tagasi liikuma, tundes, et olukord hakkab halvenema. Kuid pöördusin tema poole ja vaatasin talle otse silma esmakordselt. Sa peaksid ilmselt jääma, ütlesin. See puudutab ka sind. Ta tardus. Mida see peaks tähendama, nõudis Brandon. See tähendab, et korter Meridianis, mis on tema nimel, ja Mercedes, kõik ostetud abieluvaraga. Ma tulen ka nende järele. Amberi nägu muutus valgeks. Ma ei tea, mis su 1204 Meridian Tower, must Mercedes, numbrimärk IGL 4782. Kas peaksin jätkama? Brandon liikus oma laua ümber, püüdes end positsioneerida minu ja Amberi vahele. Sa pead nüüd lahkuma, kas, enne kui sa end veel enam häbistad? Mina ei ole see, kes peaks häbi tundma. Võtsin oma käekoti. Sinu advokaat peab vastama 30 päeva jooksul. Soovitan sul leida hea. Sa ei saa midagi. Karjus Brandon, kui jõudsin ukse juurde. Tema hääl oli piisavalt vali, et igaüks kontoris kuulis. Kas sa kuuled mind? Midagi. Ma võitlen sellega kogu oma jõududega. Ma ei vastanud. Astusin tagasi mööda seda koridori, mööda kõigist nendest pealtvaatajatest ja läksin oma autoni. Mu käed värisesid, kui mootorit käivitama hakkasin, kuid see ei olnud hirm. See oli adrenaliin. Järgmised 3 kuud möödusid juriidilise ettevalmistuse udus. Walter esitas kõik vajalikud dokumendid. Brandon otsustas palgata Thornton ja Assotsiidid ühe osariigi kallima lahutusfirmana. Nad esitasid pidevalt uusi taotlusi, püüdes aega viita ja mind hirmutada. Ka Brandon muutus. Ta lõpetas igasuguste viisakuste näitamise. Meie ühised pangakontod külmutati, kuid see polnud probleem, sest olin juba mitu kuud tagasi avanud omaenda konto. Ta vahetas meie kodulukud välja, kui olin linnas ära, kuid see polnud oluline, sest olin juba kolinud väikesesse korterisse teisel pool linna. Lisaks hakkas ta igasugustele kuulujuttudele toetudes rääkima, et mina püüan varastada kõike, mille nimel ta on vaeva näinud. Siis saabus kohus. Sel hommikul valisin hoolikalt riided, tumesinine kleit, lihtne ja professionaalne, minimaalne ehe. Soovisin välja näha kompetentne, mitte silmapaistev. Walter ootas mind kohtumaja ees. Kas oled valmis, küsis ta. Jah, vastasin ma, kohtuistung algas kell 9. Kohtunik Jen Rodriguez istus seal, nägu tõsine ja efektiivne. Brandon saabus koos härra Thorntoniga ja assistendiga, kes kandis dokumentide kaste, ning nende järel, kreemikat kleiti kandes, ilmus ka Amber. Kas tal on lubatud siin olla, küsisin ma Walterilt sosinal. Avalik istung, vastas ta. Igaüks võib osaleda.
Esimesed 2 tundi olid puhtalt formaalsed, varade nimekirjad, kinnisvara hindamised, rahanduse avalikustamine. Härra Thornton esitas nende juhtumi metoodiliselt. Kõik oli Brandonile nime järgi, kõik kuulus Holley Development LLC-le. Mina olin lihtsalt abikaasa, sõltlane, kellel oli õigus vaid minimaalsele rahalisele toetusele. Siis astus Brandon tunnistaja kohale. Härra Thornton juhatas ta läbi nende narratiivi. Kuidas Brandon oli alustanud nullist. Kuidas ta oli oma ettevõtte üles ehitanud oma raske töö ja visiooni kaudu. Kuidas mina olin olnud kodune, toetav, kuid mitte ärisse tõeliselt kaasatud. Ja proua Holley rahaline panus teie ettevõtte alustamisse, küsis härra Thornton. Võib-olla oli alguses väike laen, vastas Brandon, nagu ei mäletaks täpselt. Aga see on ammu tagasi makstud läbi selle eluviisi, mida ma pakkusin. Laen. Ta nimetas mu pensioniraha laenuks. Walter küsitles teda hoolikalt, seades ajakavasid paika. Ta pani Brandonit kinnitama, et abiellumise ajal polnud tal raha. Ta viis Brandonit läbi varajaste aastate ja iga küsimusega muutusid Brandon vastused üha kaitsvamaks. Mina ehitasin selle kõik ise, kinnitas Brandon. Iga omadus, iga tehing. See oli minu visioon, minu teostus ja raamatupidamine, lubade taotlused, ehitajate läbirääkimised. Mul oli kindlasti abi haldusülesannetes, aga tõeline töö. Kas teie naise panus oli väärt $47,000? Ma ütlesin, et see on tagasi makstud, vastas ta. Walter tõi välja pangakonto väljavõtted, mis näitasid, et tagasimaksed polnud toimunud. Brandon kõhkles ja ütles midagi tagasimaksmise kohta, mis olevat toimunud minu toetamise kaudu. Tema advokaat esitas vastuväite, kuid kohtunik lükkas selle tagasi. Siis näitas Walter algseid dokumente, kus mu nimi oli kaasasutajana. Härra Thornton väitis, et ettevõte oli aastaid tagasi ümber struktureeritud ja et olin allkirjastanud dokumendid, millega nõustusin muutustega. Selge, ütles Walter, mitte edasi surudes. Nägin, et Brandon lõdvestus veidi. Brandon oli kindel, et oli võitnud oma punkti. Lõunapausi ajal tegi ta aga vea, mis muutis kogu mängu. Seisin koos Walteriga kohtumaja ukse ees, kui Amber, nagu oleks see tema õigus, haaras Brandi käest kinni. Brandon, enesekindel ja uhke, kõndis meie kõrvale, kuid siis peatudes, pöördus ta minu poole. Kuule, kas, hüüdis ta, tema hääl tõusis piisavalt, et inimesed meie ümber pöördusid vaatama. Sa võid tuua kõik dokumendid, mis sul on. Sul võib olla parim advokaat, mille raha võib osta, aga tõde on lihtne ja kõik seal kohtus teavad seda. Ta astus paar sammu lähemale, tema nägu täis põlgust. Sa ei puutu enam kunagi minu rahasse. Kohtuniku koridoris valitses äkitselt vaikus. Tajusin Walteri kätt mu küünarnukil, mis mind tasakaalus hoidis, kui Amber kummardus ettepoole, tema naeratus terav ja võidukas. Just nii, kallis, ütles ta, nagu oleks ta juba võitnud, nagu oleksin ma juba kaotanud, nagu oleks ta kõik minult ära võtnud. Brandon pöördus ja astus tagasi kohtusaali, Amber jälgides teda nagu trofee, mille ta oli võitnud. Walter vaatas mind murelikult. Kas sa oled korras, küsis ta. Täiuslik, vastasin ma ja mõtlesin, et see tõepoolest oli nii. Kui kohus taas algas, küsis kohtunik Jen Rodriguez, kas on mingeid täiendavaid tõendeid enne, kui ta vestluse ajal otsuse tegemiseks pausile läheb. Walter tõusis. Jah, teie au, mul on veel üks tõend, mille usun, et on teie otsuse jaoks äärmiselt oluline. Ta astus ette, hoides käes suletud ümbriku, mille olin eelmisel õhtul valmistanud. Mu käed olid kindlad, kui olin kõik sinna sisse pannud, 2 korda kontrollides, et kõik oleks täpselt olemas. Kohtunik avas selle, hakkas lugema ja siis naeris. See hetk, mil tema nägu muutus, kui ta vaatas Brandonit ja ütles, malemati. Ma mäletan seda kogu oma elu. Järgmisel hommikul saabusin kohtumajja 30 minutit varem. Olin vaevu maganud, kuid ei tundnud end väsinuna. Tundsin end erksana ja keskendununa, nagu iga närv mu kehas oleks ärkvel. Walter kohtas mind uksel. Kuidas sul läheb, küsis ta. Nagu oleksin kohe avastamas, kas viimased 18 kuud on midagi väärt olnud, ta naeratas. Usalda mind, Cassandra, need tähendavad kõike. Astusime koos kohtusaali. Brandon oli juba kohal koos härra Thorntoniga ja ma märkasin kohe, et midagi oli muutunud.
Brandon ei olnud enam endine enesekindel mees, vaid istus küürus, toetades küünarnuki lauale tema nägu kahvatu. Härra Thornton nägi välja veel halvem, tume varjund silmade all, nagu oleks ta öö läbi magamata. Amberit polnud. Tema koht galeriis oli tühi. Kohtunik Jen Rodriguez astus sisse täpselt kell 9. Kõik tõusid, siis istusid tagasi. Tema ees oli paks kaust, mu ümbrik ja kõik, mida ta öö jooksul uurinud oli. Enne kui ma oma otsuse teen, alustas ta, tahan ma käsitleda eile pärastlõunal proua Holley advokaadi esitatud tõendeid. Brandi advokaat, härra Thornton, tõusis. Teie au, kui ma tohinsi. Te ei tohi, härra Thornton. Istuge, katkestas kohtunik ja tema istus. Kohtunik Jen Rodriguez pöördus otse Brandi poole. Härra Holley, eile saadud ümbrik sisaldas dokumente, mis muudavad selle juhtumi olemust fundamentaalselt. Brandon Holley istus kohtusaalis, tema nägu muutus üha hallimaks, kui kohtunik Jen Rodriguez esitas tõendeid, mis olid nagu tugevad tormipilved tema ja tema elu üle. Kohtuniku hääl kõlas selgelt, kui ta teatas, et nad kavatsevad asju käsitleda samm-sammult, et kõik oleks selge. Esimesena avas kohtunik kausta, mille proua Holley oli esitanud. See sisaldas originaaldokumente, mis tõendasid, et Holley Developmenti asutamine toimus 15 aastat tagasi, kus proua Holley oli kaasasutaja ja võrdses partnerluses. Umbes 8 aastat tagasi oli Brandon oma äri ümber korraldanud, eemaldades tema nime, kuid see ei saanud tema algset panust ja õigusi kogukonna varaseaduse alusel kustutada. Brandon avas suud, kuid tema advokaat haaras tal käest. Kohtunik jätkas, proua Holley tõendas, et ta andis $47,000 seemnekapitali oma pensionikontolt, et alustada teie äri. Eile andsite tunnistust, et see oli väike laen, mis tagastati. Kuid proua Holley oli esitanud pangakonto väljavõtted, mis näitasid, et mingit tagasimakset ei olnud kunagi toimunud. Ta oli ka toonud välja mitmete alltöövõtjate tõendavad dokumendid, mis kinnitasid, et just tema oli läbirääkimisi pidanud, load korraldanud ja raamatupidamist juhtinud teie äri esimesed 7 aastat. Brandonil lõi lõualuu kokku. Ent siis, kui kohtunik edasi rääkis, tõusis õhku ärevus. Proua Holley avastas, et olete pidanud 2 erinevat finantsraamat. Härra Thornton, kes oli hetke jooksul tõsiselt üllatunud, ei suutnud uskuda, kui tõsine see süüdistus oli. Teie au, see on äärmiselt tõsine süüdistus, ütles ta. See on tõepoolest tõsine kuritegu, härra Thornton, vastas kohtunik, tõstes mitu lehte, mis tõendasid süüdistusi. Proua Holley oli leidnud teie ettevõtte maksudeklaratsioonid 5 viimase aasta kohta, mille ta avastas teie ühise kodukontorist. Ta võrdles neid avalike kinnisvaraandmetega, mis näitasid tegelikke müügihindu, ostuhindu ja tehingute kuupäevi. Numbrid ei klapi, härra Holley, ütles ta, vaadates Brandonit oma lugemisprillide üle. Kinnisvara, mis müüdi $700,000 eest, kajastub teie maksudeklaratsioonides $550,000. Renoveerimiskulud on pidevalt ülehinnatud. Tulu on süsteemselt alandatud. Olete vähemalt 5 aastat maksupettust toime pannud, võib-olla isegi kauem. Kohtusaal jäi täiesti vaikseks. Ent see polnud veel kõik. Kohtunik jätkas, proua Holley avastas ka 3 Shell ettevõtet, sealhulgas Summit Holdings ja Riverside Properties Group. Olete nende kaudu varasid varjanud, et vältida maksustamist ja eeldatavasti ka oma naise eest, et valmistuda lahutusmenetluseks. Brandon tundus nüüd täiesti kaotanud, tema nägu oli hall ja hirmul. Proua Holley leidis ka tõendeid offshore konto kohta Kaimani saartel, kus oli vähemalt $230,000 deklareerimata vahendeid. Härra Thornton tõusis väriseva häälega, teie au, need on süüdistused, mida tuleks käsitleda nõuetekohaste kanalite kaudu. Need on juba käsitletud, härra Thornton, vastas kohtunik, tõstes üles dokumenti. 3 nädalat enne lahutuse esitamise tähtaega esitas proua Holley detailse häirijakaebuse siseaudiitorite teenistusele, dokumenteerides teie kliendi maksupettuse sama põhjalikult kui kõik muu. Minu süda peksis nii tugevalt, et ma kuulsin seda oma kõrvades. IRS oli alustanud ametlikku uurimist härra Holley vastu. Kohtusaalis valitses pingeline vaikus, kuna kõik teadsid, et nad seisavad silmitsi tõsise olukorraga. Holleyde rahandus oli keeruline teema ja nüüd, kui tõepäev valgustas varjatud saladusi, valitses kohtusaalis pingeline vaikus.
Perholei, kes oli julgelt välja astunud ja avaldanud kõik, mida teadis, ootas vajadusel oma õigust. Kohtunik Jen Rodriguez alustas, öeldes, et Perholeil on õigus saada 15–30% kõigist rahadest, mida IRS tagasi toob. Arvestades pettuse ulatust, mis oli siin dokumenteeritud, võis see summa ulatuda mitme miljoni dollarini. Brandon, kes istus seal nagu tühikest, ei suutnud oma šokki varjata. Kohtunik jätkas, et varade jagamine ei ole lihtsalt lihtne protsess. Tavaliselt, kui tegemist on ühisvara osaga, jagatakse abieluvarad 50–50, märkis ta. Kuid kui üks abikaasa on aktiivselt püüdnud teist petta, varjates varasid ja luues vale finantsdokumente, on kohtul õigus seda jagamist muuta. Ta vaatas Perholeid ja ma nägin tema silmis heakskiitu. Perholei oli esitanud tõendeid, et 6 kuu jooksul enne lahutuse taotlemist oli Herhol, tema abikaasa, suunanud suure osa varadest oma armukese nimele. Meridianitorni korter, mille väärtus oli $400,000, Mercedes, mille väärtus oli $80,000 ja mitmed muud ostud, kokku umbes $150,000. Need ülekanded olid tehtud abielu ajal abielurahaga ja need olid selge katse varjata varasid lahutusprotsessi eest. Kohtunik jätkas, öeldes, seoses seadusega tühistan kõik ülekanded, mis on tehtud neiu Amber Sinclairi nimele. Korter, sõiduk ja kõik muud varad naasevad abielu varade hulka jagamiseks. Neiu Sinclair peab korterist lahkuma 30 päeva jooksul. Mõtlesin Amberi tühjale kohale kohtusaalis. Ta pidi teadma, et see hetk tuleb. Seejärel rääkis kohtunik abielu varade jagamisest. Olen otsustanud, et Perholei saab 65% kõigist abielu varadest, sealhulgas kinnisvarast, ärivaradest ja finantskontodest. See hõlmab ka 65% Holei Development LLC-st ja kõigist tütarfirmadest. Brandoni advokaat skriblis kiiresti märkmeid, kuid Brandon ise jäi lihtsalt lauda tuima pilguga vaatama. Perholei säilitab täieliku omandiõiguse abielu kodu üle. Härra Hall peab maksma elatisraha $12,000 kuus 10 aasta jooksul. Ja arvestades härra Halli katseid varasid varjata ja pettuse toimepanemise nii oma naise kui ka föderaalse valitsuse vastu, käsin tal maksta Perholei õiguskulusid täies mahus. Kohtunik pani oma dokumendid lauale ja vaatas sirgelt Brandonile otsa. Härra Hall, soovitan teil leida suurepärane kriminaalõigusnõustaja. IRS-i uurimine on alles algamas ja minu ülevaatatud tõendite põhjal seisate silmitsi tõsiste föderaalsete süüdistustega. See kohtuotsus on teie probleemide seas vaid jäämäe tipp. Kohtunik tõi allapoole oma haamri. Kohtuasi lõpetatud. Istusin seal, mitte päris uskudes, et see oli tõepoolest läbi. Walter pani käe mu õlale ja surus õrnalt. Brandon tõusis aeglaselt, nagu oleks ta 10 aasta võrra vanemaks saanud vaid 10 minuti jooksul. Ta vaatas mind üle kohtusaali ja ma nägin hetkeks meest, keda olin abiellunud, segaduses ja kaotatuna, mõistes liiga hilja, mida ta oli kaotanud. Siis muutus tema näoilme jälle vihaseks. Ta pöördus ja lahkus koos härra Thorntoniga, kes juba kiirustas rääkima apellatsioonist ja võimalustest. Kuid apellatsioone ei tule. Me mõlemad teadsime tõde. Tõendid olid liiga tugevad, pettus liiga ilmne. Kohtumaja ees paistis päike, andes märku kaunist kevadhommikust, mil kõik tundus võimalik. Sa teadsid algusest peale täpselt, mida teed, eks? Küsis Walter. Mõtlesin sellele seifile, kuhu olin varjanud oma tõendid, nendele kuudele, mil olin hoolikalt dokumente kogunud, igale fotole, pangakonto väljavõttele ja kinnisvararegistrile, mis oli minu valduses. Walter oli õpetanud mulle kõik, mida ma pidin teadma äri kohta. Tõdesin, et ta lihtsalt unustas, et ma olin tähelepanelik. 6 nädalat hiljem jõudis mu uuele pangakontole esimesena rahaülekanne. $7,2 miljonit, minu 65% likviidsetest varadest, miinus Brandonile kuuluvad võlad, mis osutusid murettekitavaks, kui IRS, maksuamet, asus asja uurima. Istusin oma väikeses korteris, vaadates sülearvuti ekraanilt seda, selgub, numbrit ja ei tundnud end triumfeerivana. Tundsin end vabana. Kasutasin osa rahast, et alustada konsultatsiooniettevõtet, mitte raamatupidamist. Numbrid olid mind piisavalt ära väsitanud. Selle asemel aitasin naistel dokumenteerida oma varasid enne lahutust.
õpetasin neile, millele tähelepanu pöörata, mida säästa, kuidas end kaitsta. Minu ettevõtte nimi oli Checkmate Consulting. 6 kuud pärast lahutuse lõppemist sain kirja IRS-ilt. Brandoniga seotud juhtum oli lahendatud. Valitsus oli tagasi saanud $8,3 miljonit maksmata makse ja trahve. Minu teavitaja preemia oli 30%, $2,4 miljonit. Lugedes seda kirja, taipasin, et Brandonil oli ühe asja osas õigus, ma ei puutu enam kunagi tema raha, sest nüüd kuulus see mulle.